No sellest oleme palju rääkinud, et ATV ei ole vaid lõbusõiduvahend, vaid on siiski töövahend ja täna teemegi tööd. Kui suureks ja reaalseks abimeheks ATV sulle koduses majapidamises on? Eks ma olen õppinud kasutama ATV-d, õigemini pigem ATV-d on järjest rohkem õpetanud mind neid kasutama ja mis seal salata, ega see töö muutub meiesuguste jaoks mänguks ka. Kui sul on ATV, sul on piisavalt head töövahendid, erinevad haagised, on sul metsaveohaagis või sul on tavalised väiksemad haagised väiksema kauba vedamiseks või nendega saad päriselt teha nii palju tööd, nii väikse lühikese ajaga, nii kerge vaevaga, et ega ise ei märkagi, aga pärast tulemus on jälle palju näha. Ja natukene sellist poisilikku lusti ka juures, et ei ole ainult töö, vaid on siuke paralleelne lõbu ka kõrval, eks? Aeg on täna ikka nii palju edasi läinud, et ega meie see aeg mingisuguse töö või toimetamise jaoks ka nüüd teab, kui palju laialt meil seda käes ei ole. Et eks see kõik lihtsustab ja kuna töö tegemine muutub tänu sellistele vahenditele lihtsamaks, siis ilmselt nagu tahad seda ka rohkem teha. Looduses viibida enda mingisuguseid valduseid või asju vaja hooldada teha, siis no see on täpselt nii, et tuled, paned oma mingisugune 50 taime maha näiteks ja edasi saad juba sauna kütta ja ma ei tea, mingi muu niisuguse vähem töiste asjadega tegeleda. Aga ATV paratamatult, et kui sa võtad tavalise aiakäru ja tuled siia kas või see 600 meetrit või 700 meetrit metsa alla selleks, et taimed siia tuua või labidas. Noh, see on kindlasti palju väsitavam, kui seda ATV-ga teha. Ütleme, et kõik Gowsi ATV-d, Gowsi ja CF-Moto ATV-d siis võib kokku nimetada, et nad kannatavad kõik vähemalt 2 korda enda tühimassi vedada. Ehk siis kui ATV tühimass on seal kuskil 350-60 kilo, siis siuke 700-800 kilo haakesse panna ja neid siin maastikul vedada ei ole mingi probleem. See tänane ei ole kuidagi nagu spetsiaalselt ette valmistatud, et olen nüüd läinud poodi ja ostnud hunniku lehiseid, vaid tegelikult see oli planeeritud töö ja tänasest lihtsalt sattus nagu 2 asja ühe peale, et teha natuke reklaami sellele uuele Ghost Aerox 550 mudelile ja samas saada ka puud maha istutatud, et kui nüüd seda reklaamijuttu rohkem juurde rääkida, siis tegemist on siis kõige värskema Gowsi mudeliga, mis on Eestisse jõudnud umbes nädal aega tagasi, aga mis sellel siis nagu võrreldes eelmise generatsiooniga teisiti on, sõiduki clearance on kõvasti kõrgemaks muutunud, see on 275 millimeetrit ehk 27 sentimeetrit ja see lubab just sellisel metsaalusel, kus igasugused kännud ja roikad võivad püsti olla suht ohutult liigelda. Pöörderaadiust on tublisti vähendatud, see jääb sinna täisring 5 meetri kanti. Roolivõimendi pandud nii võimekalt tööle, et sa pead väga vähe vaeva nägema, et seda juhtrauda keerata. Et nii mõnigi laste ATV on märksa raskema juhtrauaga kui see mudel. Kõik asjad arenevad ja siin on siis viimase malli Osrami LED-tuled, nii ettepoole näitavad väga hästi ja siia otseselt ei ole vaja lisa LED-paari paigaldada. Tagatuledes on lisafunktsioon tagurpidikäigutuled, mida väga vähestel ATV markidel üldse eksisteerib ja tänases situatsioonis vist ainult CF-Moto ja Gowsi kõige uuematel generatsioonidel. Kui sõidukit hooldada, siis väga väikse liigutusega käib terve see paneel küljest ära ja sa saad seda puhastada, vajadusel hooldada. Aga peamiselt jah, tavakasutaja jaoks on see lihtsalt lihtsustab seda sõiduki puhastamist, et hooldamine jätke ikkagi spetsialistide hooleks. Aga kui juba hooldusest juttu tuli, siis Gows pakub nüüd sellele uue generatsiooni mudelitele 4 aastast täisgarantiid 10 000 kilomeetrise sõidupiiranguga
et mis on ATV mõistes väga lahke pakkumine. Kuna selle uue generatsiooni mootor on märkimisväärselt võimekam kui eelmise generatsiooni oma, siis sellele pakutakse ka pikemat hooldevälpa. Ehk siis kui vanasti või eelmise generatsiooni mudelitel pidi hoolduses käima iga 1000 kilomeetri tagant või kord aastas, siis Ghost Aerox käib hoolduses 2000 kilomeetri tagant või kord aastas, kumb ennem täitud. Sellega on nii lihtne sõita, et kui ma neid ATV-sid ise ei müüks ja mul seda juba olemas ei oleks, siis ma ostaks selle ikkagi. GhostATV.ee on Ghosti ametlik koduleht ja seal kodulehel on siis ka kirjas, kus kohas on Ghosti esindused, aga neid Eestis on kokku palju. Et tere tulemast ja tulge tutvuma.